Vesi on beebi jaoks turvaline ja tuttav. On ta ju veetnud kogu oma senise elu ema üsas lootevee sees. Lisaks on vesi lapse arengule väga kasulik. Vaatamegi seekord, kuidas Annele vesi ja ujutamine meeldivad. Pisike Anne on tulnud jällegi Kristi juurde, kelle juures ta üle-eelmises osas massaažis käis. Tervist! Tere! Kuidas teil täna läheb? Nüüd hästi. Läheb. Hei, tuju on rõõmus ja? Tuju on, jah. Puhanud ja? Tuju on, jah. Kõht on täis ja? Kõht on täis. Nii, aga isi või emme, võtke laps sülle, külgedest kinni. Eelmine kord pissis ta minu täis. No nii, ja lähme vaatame siia vee poole. Nii, ja pane vaikselt varbad vette. Niimoodi, et ta näeb su silmi ja su nägu. Ja sealt ta saab kohe info kätte, kas kõik on kontrolli all. Ja kiigu vaikselt püsti asendis. Hopsti ja järjest sügavamale. Ja kui sa saad, siis proovi hoida külgedest, mitte kaenla alt. Sest kaenla alused on, jah, siit kerest niimoodi. Hopsti. Siis on beebile suurem koormus, ta hoiab oma õlavöödet tugevana. Ja kaenla alused on väga õrnad kohad, kus on palju veresooni ja närve ja lümfisõlmed, et sealt ei maksa väga hoida. Mis see vee temperatuur praegu on? 35 kraadi on praegu. Nii, ma võtan siit vaikselt. Nüüd tere. Isi ja emme võivad vaikselt teisele poole minna. Siis ta näeb teid. Nii, ja kiigume. Last võib ujutada paar korda nädalas, aga kindlasti tuleks jälgida, kuidas see lapsele meeldib. Kui ta väga ära väsib, on soovitav ujutada titat 1 kord nädalas. Et siin ta saab niimoodi liigutada, nagu ta kuival maal ei saa. Ja vesi on närvisüsteemile hästi hea. Ja selili asendis siis on peopesa on siin kukla ja turja all ja kõrvad on vees. Kõrvad on vees. Nii, aga me saame koos proovida kohe. Ma annan teile parema käe, panen vasaku käe peale praegu. Niimoodi. Hoian nii. Ja teine käsi on valvel siin rinna peal. Ja kõrvad on vees ja sõitke esialgu lihtsalt edasi-tagasi. Nii, ja võta kahelt poolt õlgadest kinni. Hopsti. Jah, nii, et sõrme otsad jäävad turja alla ainult. Nii, ja kukla taga on ka tugi ja kõrvad vette. Kõrvad vette. Ja pöidlad on kahel pool põski. Just, siis ta. Ja kõrvad vette. Nii, harjumatu on siin. Ja siin saab hakata 8 joonistama. Hopsti ja tagasi. Ja tema kasutab väga ilusti oma käsi ja jalgu ja peopesad lähevad ka juba vaikselt lahti. Mure enda pärast hakkab mööda minema. Nii, ja vahepeal võib käia siit seina vastas põrkamas. Nii, selline toetusrefleks. Hopsti. Lõputu meri seinad ees. Sellises vanuses beebide puhul kasutatakse nii võimlemise, massaaži kui ka ujutamise puhul ära sünnipäraseid reflekse. Jaa, niimoodi ja lähme kõhuli. Kõhuli on ka päris lahe. Nii, ja issi võib tulla siia vanni otsa peale. Nii väike naeruke. Ja näita kätega ette, mismoodi koera ujutakse. Hästi aeglaselt tõmbad ühe käega enda poole ja teisega. Nii, ja kasutame ära seda, et beebid on hästi tublid imiteerijad. Et see võtab natuke aega, et mõelda ja seoseid luua ja siis just. Ja siis proovib ta ilmselt seda järgi teha ühel hetkel. Ja lähme puhkame vahepeal. Mida hoogsamalt sa last vees kiigutad, seda paremini ta käed-jalad tööle lähevad. Veelainetus on talle ka mõnusa massaaži eest. Nii, annan teile proovimiseks. Hopsti. Vasak käsi läheb kukla alla. Nii, ja parema käe pöial läheb lõua alla. Hops, ja sõrmed jäävad rinna alla. Jah, nagu täisnurga all. Ja ta tuleb keharaskusega sõrmede peale. Ja lõug hoiab, ja pöial hoiab lõua veest väljas. Ja teine käsi toetab pead, aitab tasakaalu hoida. Nii, ja sõida esialgu lihtsalt edasi-tagasi.
Käsime siin hoia. Väga ilusti, tubli. Nii, kas Issi tahab ka proovida? Proovi muidugi, sul on suuremad kämbled ka. Nii, anname vasaku käe peale, kukla. Ja parem käsi on valvel lihtsalt. Ja lähete siit endast eemale 8-7. Ai, kui tore. Just, väga hästi, kõrvad on vees. Nüüd aga väsis Anne lõpuks ära ja kuigi Kristile meeldib ujutamise lõpus ka sukeldumist proovida, võiks selle alustuseks siiski järgmiseks korraks jätta. Ujutamine on tänaseks korraks tehtud. Peale ujutamist soovib laps rinda, isegi kui ta on vahetult enne ujutamist seda saanud. Mida te arvate, mida me teile järgmises osas näitame? Juba nädala aja pärast saate teada.